Tere kõigile, minu nimi on Siim Vene. Võimalik, et osad teist siit saalist juba teavad mind erinevatest teistest rollidest, aga täna ma töötan Siseministeeriumis ja sellisel ametikohal nagu baasteenuste valdkonna arhitekt. Ja millest ma teil täna räägin? Ma räägin, et mida me SMIT-is teinud oleme või tegemas oleme, et arendajatel veel ägedam oleks. Ja kuigi ma olen seda slaidipakki käinud ka SMIT-is sisemiselt rääkimas juba, ehk siis, et mul oma nagu rõhuasetus sellele ettekandel on olemas, siis kui ma siia tulin, saatsin oma slaidipakki ära, siis millegipärast muudeti pealkirja. Ja pealkiri on siis, et kuidas võita aega ja kokku hoida siis läbi automatiseerimise. Aga loengu mõte on natukene rohkem tehnilisem, ehk et kes siin IT-juhid saalis on, need võivad natukene haigutada, aga kes on võib-olla natukene endised või praegused spetsialistid, et neid võib-olla äkki isegi huvitava. Et kui me seda slaidipakki kokku panime, siis väga palju ma olen SMIT-is koos tööd teinud Mart Järviga, kes on siis platvormiteenuste arhitekt. Ja Mart on väga pikalt töötanud SMIT-is ja siis, kui me panime nagu sellist visuaalset materjali kokku, siis ta ütles, et kui ta töötas SMIT-is arendajana või SMIT-i algusaegadel, siis arendaja kogemus oli umbes selline, et kui see rakett ehk siis see koodipakk läks teele, siis tegelikult arendajal puudus absoluutselt igasugune kontroll selle üle. See klassika, et läpakas töötab, eks ole, aga kuskil teises keskkonnas, mis on serveriruumis, seal jumala eest see asi ei tööta. SMIT või infra 2.0, et kui siin räägitakse riigipilv 1.1 ja riigipilv 2.0 ja mis iganes, et me kasutame väga palju igasuguseid erinevaid siis versioneerimisnumbreid. Infra 2.0 ehk siis, mis võib-olla käivitati tänaseks 6 aastat või 7 aastat tagasi, et see üritas sellesse natukene korda luua ja sellist nagu struktureeritust. Ehk see, et oli teatud standardiseerimine, oli loodud või loodi teatud standardiseerimine ja siis arendajad siis vastavalt sellele kokkulepitud standardile pidid siis oma mingid tarneid või siis oma loodavaid süsteemi pidid kirjeldama. Ja iseenesest need nõuetel ei olnud häda mitte midagi, et tuli kogu see siis lahenduse arhitektuur erinevatest siis arhitektuurikihtidest tuli kirjeldada siis kokkulepitud standardis, oli teatav automatiseeritus olemas, et virtuaalservereid ikkagi hallati kuidagi keskselt, eks ole, ja ka neid virtuaalservereid siis sõltuvalt siis virtualiseerimise keskkonnast, siis mingid asjad olid automatiseeritud. Eks liiguti ikkagi sellise nagu kaosest sellise organiseeritud kaose poole. Ja et see tegelikult aja jooksul ta muutuski organiseeritud kaoseks. Ehk siis, et teatud eeldused, mis toona paika pandi, mis olid ideaalis, siis ega ükski süsteem, kes te olete süsteemi, eks ole, pidanud või teenuseid pidanud haldama, siis et ükski süsteem või teenus ajas staatiline ei ole, mis siis toob selle endaga kaasa, et nad kõik muutuvad kuidagi, eks ole, ja ütleme, kui siin see idee kui selline, seda teksti ei peagi loetav olema, eks ole, muidu siin võib-olla tullakse mul pärast õiendama, et ma mingit AK infot avaldan, eks ole, või siis veel mingi kangemat, aga et ühesõnaga, kui arendajad pidid keskmiselt kirjeldama, eks ole, mingit oma tarnet. Ütleme, see on lihtne mingisugune süsteem, tal on mingisugune veebiserverid ees ja andmebaasi serverid taga, eks ole. Et ütleme, et keskmine tarne siis, mida arendaja pidi kirjeldama selles Enterprise arhitektis kokkulepitud standardi järgi oli umbes selline. Aga võib-olla oli hoopis selline hoopis. Ja kui see algne plaan, et miks üldse nagu niivõrd kompleksselt minna läheneda, eks ole, siis mingisuguse tarne kirjeldamine, mis selle mõtet on, et siis algne plaan oli umbes see, et see on taasteplaan. Et kui me kirjeldame ära perfektselt süsteemi, me hoiame seda süsteemi kirjeldust perfektselt kogu aeg ajakohasena, siis kui midagi selle süsteemiga juhtub, peame seda nullist taastama, siis võtame selle pildi ette ja me suudame selle replitseerida selle süsteemi. Ütleme, et tundub keskmisest niisugune ägedam väljakutse, eks ole, selle joonise alusel hakata nüüd installeerima servereid, konfigureerima neid, tarkvarapakke paigaldama, on nagu oma komplekssus.
Ja noh, mida siis nagu SMIT-is oli aja jooksul üritatud teha, no üks oli see, et sinna pandi tohutult aega sisse, et neid jooniseid ajakohasena hoida ja siis kuidagi üritati nagu tagurpidi inseneerida, et siis sellest joonisest tuletada siis mingisugused konfiguratsioonifailid ja siis nende pealt nagu mingit automaatikat ehitada. Me otsustasime nii-öelda selle infra 3.0-ga, et me läheneme asjale hoopis teisest küljest. Ehk siis, et selle aja jooksul, noh, kui me võtame, ütleme, keskmise SMIT-i teenuse, siis väga jämedas laastus me teame, mis on nii-öelda standardvajadused, kui me räägime ükskõik millisest äriteenusest. Kui meil on mingisugune nii-öelda teenuse tiim, kes pakub ükskõik kas, ma ei tea, Siseministeeriumi haldusalale teenust või pakub ta ka SMIT-i siseselt, neil on ikkagi mingisugused suhteliselt standardsed ootused on infrale või platvormile. Neil on tarvis tulemüüri, neil on tarvis mingisugust virtuaalservereid, neil on võib-olla tarvis, eks ole, mingeid muid vahendeid või kas või koormusjaoturit, eks ole, et oma tööd teha, pluss veel siis loomulikult mingisugune automaatika, mis sinna võib-olla seda koodi paigaldab. Ehk siis me tuvastasime nagu ära, mis on nagu suhteliselt standardsed klotsid ja siis me otsustasime, et äkki neid asju nii-öelda tiimid ei peakski tellima üldse. Kui meil eksisteerib tiim, kes peab pakkuma mingisugust Java rakendust, tal on alati tarvis tal on alati tarvis tulemüüri, tal on alati tarvis koormusjaoturit, tal on alati tarvis mingid virtuaalserverid, miks ta seda tellima peab minema? Ja siis otsustasimegi, et me standardiseerime ära siis nii-öelda selle, et teeme nii-öelda standardkomplekti valmis. Piisab sellest, kui tiim eksisteerib ja tal on tegelikult olemas nii-öelda töövahendid oma töö tegemiseks. Ja kus see nagu, ütleme, see kokkuhoiu koht siis tuleb või et ütleme see, et miks me seda kõike tegema läksime, et ega ükski siin saalis istujatest ei tööta kuskil ettevõttes, kus mingit teataval määral pole midagi automatiseeritud. No, kui täna on kuskil ettevõtte eksisteerib, kus kõiki tehakse käsitsi, siis ma oleks väga üllatunud. Aga kus nagu siis tüüpiliselt need nii-öelda probleemid, hõõrdumised võib-olla arendajate ja siis platvormi teenuse pakkujate vahel ongi siis see, et meil on terve hulk automaatikat, ükskõik kas siis, ma ei tea, virtuaalserveri paigaldamisel, meil on terve hulk automaatikat võib-olla koodi paigaldamisel ja siis seal vahel on siis tohutu lõhe, eks ole, kus on siis organisatsioonid on endal ajas üles ehitanud mingisugust käsitsi kuskil portaalis midagi tellimist, piletitega mingi tulemüürireegli tellimist, piletitega mingisugust Kubernetese klastri installimist, piletiga veel mingi kolmanda asja tegemist. Ja siis see on see, kus see 2-15 minutit, see on nagu väga optimistlik, et ma ütleks, et see on 2-15 päeva võib-olla, eks ole. Kus on nagu, et see on nagu see päris aeg, kus teil see produktiivne inimene, kes teil arendab koodi, võib-olla ootab niisama, eks ole. Ta ei saa nagu oma tööd teha, sellepärast, et ta on kuskil mingi pileti taga ootab. Ja eriti halb on siis veel, kui see sisendiinfo on puudulik, mis tähendab seda, et siis hakkab nagu, ma olen vist ühe korra kuskil siin riigipilve seminaril esinenud juba, kus nagu ma rääkisin, et ping-pong käib, eks ole, et kui on nagu see sisendiinfo ei ole ka veel nagu hea, siis hakkabki nagu see piletit hakataksegi veeretama, kuni see lõpuks jõuab inimeseni koos infoga, et seda saab täita. Ja mis meil siis SMIT-is muutub? Me oleme kogu seda, ma nimetaks seda programmi või projektiks ei nimeta, et pigem nagu programm, et kui see alguses kandis nime Infra 3, siis täna on selge, et ainult infrast me ei räägi selle asja juures. Et me olemegi siis valmis lahendused disaininud, mida on siis, mis katavad siis lõviosa kasutusjuhtudest ära, ehk siis, et need valmis lahendused ei eelda, et keegi läheb kuskile helpdeski või mingisugusesse piletisüsteemi tegema tellimus kuskile kas platvormi või infratiimi. Ja kõik põhifunktsionaalsus, mis on lisaks tarvis, ehk siis, et kui me räägimegi logimisest, monitooringust, tulemüüri konfiguratsioonist, võrkude konfiguratsioonist, koormusjaoturite konfiguratsioonist, põhifunktsionaalsus kõik on eelseadistatud juba, mis siis nii-öelda genereeritakse automaatselt juba nii-öelda selle valmis komplekti või selle valmis maja siis tarnimisel. See on niisugune väga lihtsustatud skeem, kuidas me seda kõike teeme. Et täna ikkagi räägime, ütleme, et kui te kuskil mujal seda nii-öelda metoodikat kohtate, siis tüüpiliselt räägitakse GitOpsist, ehk siis, et tarne või siis see, mis peaks olema toodangus, see on tegelikult, ütleme, see konfiguratsioon on koodina kirjeldatud kuskil siis versioneerimissüsteemis.
ja see, see kood konfina on siis nii tulemüüride kohta, koormusjaoturite kohta ja virtuaalserverite kohta. Mida me sinna peale siis tegime, kui siin riigipilvel täna on 2 andmekeskust, siis me leidsime, et K3 teenuste pakkumiseks ei ole võimalik 2 andmekeskust kasutada. Alati peab olema siis see hääletus või koorum siis eraldi lokatsioon, kuna enamus kaasaegseid teenuseid, mis võimaldavad väga kõrget käideldavust, ikkagi vajavad oma siis selle klastri tervise kontrolliks vajavad ikkagi hääletusmehhanismi. Ja mida me sinna peale ehitasime, siis me ehitasime sinna peale Kubernetese siis kontrollkihi või halduskihi, mis on siis hajutatud üle 3 andmekeskuse. Ja üle 2 andmekeskuse siis on sellesama Kubernetese siis arvutusjõudlust pakkuv ressurss. Ja siis on ka, kuna me nägime ette juba kogu selle komplekti disainimisel, et suure tõenäosusega meil ei ole mõtet minna suruda tiime kõike sellesse tiimseda kandilist pead sinna Kubernetese ümmargusse auku või vastupidi, eks ole, siis selle standardkomplekti tarne juures me juba ka tegime ette võrgud ja eeldused selleks, et kui tiimil on tõesti vaja oma virtuaalservereid, siis neil on võimalik seda samamoodi automatiseeritult tarnida. Ja see on siis väga natukene vähem lihtsustatud skeem, millest siis kogu see teenuse komplekt koosneb. Nagu ma ütlesin, siis kui me räägime Kubernetese tarnest, eks ole, siis tegemist ei ole ainult see, et kuskil on võimalik mingi konteinerit käivitada. Konteineritel peab olema mingi logimine, mingi autentimine või autoriseerimine, samamoodi peab olema siis mingisugused valmis liidesed peavad olema juba ka selle kooditarne jaoks, ka selle keskkonna jaoks on tarvis tegelikult ju kooditarne vahendeid, ehk siis kui ma läksin SMIT tööle, siis esimene asi ma hakkasin uurima orkestreerimisvahendeid infrastruktuurile, see on väga levinud. See turg on väga küps juba, neid vahendeid on väga palju. Et kus see väljakutse on, tüüpiliselt on see, et minu arust oli Telia vist, kes kasutas Morpheuse nimelist lahendust, mis on võimeline siis mitmeid erinevaid pilve haldama. Ja kus see väljakutse siis on see, et selle Morpheuse enda haldamiseks on tarvis tiimi. Ehk siis, et on äge, et on meil mingisugused teenused on automatiseeritud, aga selle automatiseerimisteenuse jaoks on vaja eraldi mingisugust hulka inimesi, koolitust, värbamisi, kõike muud. Siis ma otsustasin, selle osa jätame kõrvale, et me kasutame niivõrd palju ära juba olemasolevaid, majas olevaid arendusvahendeid, ehk siis Gitti, Bambood, et jätaks selle osa kõrvale, et kirjeldakski lihtsalt kogu tarne siis koodina ära, mis on suhteliselt standardne mingi YAML formaadis. Mis veel muutub SMIT-i jaoks, on siis keskkondade loogika, et kui me räägime tüüpiliselt, et keskmises ettevõttes, kui me räägime mingisugusest teenusest, teenusel on, eks ole, arenduskeskkond, siis on tal testkeskkond, siis on pre-live keskkond, koolituskeskkond ja siis lõpuks on äkki mingi toodangukeskkond ka. Siis me otsustasime oluliselt lihtsustada seda skeemi ja me räägime täna, et see komplekt, mida ma kirjeldasin, igale tiimile tarnitakse põhimõtteliselt 2 identset komplekti siis seda Kubernetest tulemüüre, koormusjaotureid, servereid. Üks on toodangukeskkond, teine on mitte toodangukeskkond. Et nad oleks võimalikult sarnased. Ja me jaotasime siis seda, ütleme, et see oli nagu see vana skeem, mille pealt me siis üritasime, just andmete pealt üritasime nagu oluliselt kitsendada seda valikut, sest kui me pakume näiteks mitte toodangukeskkonda tiimile, siis tiim sinna ise saab ju sisse teha ja ütleme kas erinevaid Kubernetese nimeruume või siis erinevaid virtuaalservereid, saab ise seal oma organiseerida, et kuidas ta nüüd seal siis testib mingisuguseid etappe. Nii. Siin korraks oli lubadus, et see pult töötab hästi. Aga see pult vahepeal ei tööta. Väga oluline osa oli kliendi ise teeninduslikkusel kogu selle teenuse komplekti kasutamisel. Et ei ole mõtet luua automaatikat, kui lõpuks need arendajad ikka on sunnitud siis kuskile mingisuguseid pileteid tegema.
Ehk siis, et see piletite või tellimuste hulga vähendamine, see oli tegelikult kogu selle asja nagu võib-olla üks väga oluline mittefunktsionaalne nõue. Kui varasemalt siis, ma eile küsisin üle veel siis taristuosakonnast, kus tuleme siis selle loengu pealkirja juurde, eks ole, või selle ettekande pealkirja juurde, et vähem pileteid siis täna SMIT-i taristuosakonna võrgu siis üksus saab aastas kuskil 800 piletit, mis siis on seotud siis kas mingisuguse tulemüüri tellimisega, mingisuguse koormusjaoturi konfiguratsiooni muudatusega, vahel ka virtuaalserverite tellimisega, et seda 800 piletit, sellel kõigel on oma hind. Üks hind on, eks ole, infraspetsialistid, nende aeg, ja teine hind on siis ka, ütleme, need arendusüksused, kes sisuliselt ootavad selle tellimuse taga. Nüüd ma hakkasin mingit teist nuppu hoopis hoida. Väga äge. Ehk et kuhu me tahame liikuda? Me tahame liikuda, see on Amazoni AWS-i pilt, mis puudutab siis erinevaid teenuse tasemeid. Me tahame liikuda sinna, et me pakume aluskihti, ehk siis seda standardkomplekti me pakume, mida siis arendustiimid ei saa näppimas käia, nad ei saa näiteks minna Kubernetese konfiguratsiooni muuta, aga seal Kubernetese sees nad võivad kõike teha. Täpselt samamoodi andmebaaside kohta näiteks, täpselt sama koormusjaoturite kohta. Et see on nagu see mudel, kuhu me tahame siis liikuda selle piletipõhiselt mudelilt. Mis veel muutub? Me vahetasime välja ka koormusjaotori ja SMIT on selles mõttes väga huvitav koht, et SMIT-il ei ole sellist asja nagu üks keskne tulemüür. Et majasiseselt on arendatud niisugune mikrosegmenteerimise lahendus virtuaalsete tulemüüride näol ja me vahetasime siis või vahetame välja siis selle Infra 3 või platvormi teenused 3.0 raames vahetame välja siis koormusjaotori H-proxy vastu ja selle VIP kui siis selle koormusjaotori siis virtuaalne server, et see muutub täiesti iseteeninduslikuks, ehk et väga lihtsustatud skeem on see, et meil on üks andmekeskus, kus on siis teenuse tulemüüri klaster ja see tulemüüri klaster näeb siis, või see koormusjaotur näeb siis mõlema andmekeskuse Kubernetese näiteks worker plane'i, siis juhul, kui midagi juhtub, siis lülitatakse liiklus, see on suhteliselt kiire, see liiklus ümber lülitamine oli sekundites ikka, lülitatakse see sisse tulev liiklus lülitatakse teise andmekeskuse peale, kus siis need koormusjaoturid ja ka tulemüürid siis näevad mõlema andmekeskuse siis selle teenusega seotud komponente. Ja mida me ka majasiselt arendasime majasiseselt ka siis selle sama koormusjaoturile oma API, ehk et meil ei ole koormusjaotur ise teeninduseks, meil ei ole mingid järjekordset portaali, kus keegi peab minna midagi klikkima. Seda, nagu ma ütlesin, et me lähtume sellest, et kogu tarne konfiguratsioon peaks olema koodina kirjeldatud, siis täpselt sama asi kehtib ka tegelikult koormusjaatori konfiguratsiooni kohta. Ehk et seda oleks võimalik versiooniseerida, väga hästi on võimalik teada saada, kes midagi millal muutis, ja teiseks on see, et kui on tarvis teenust taastada nullis, siis ei ole tarvis minna kuskilt jooniste pealt kaevama, et millised komponendid parasjagu olid viimane töötav seis sellel teenusel. Ja me läheme ka muutma andmebaasi mootorit. Et kui täna on meil PostgreSQL, väga lõvi osas praktiliselt enamus andmebaasi teenust kasutavaid rakendusi kasutab Postgret, siis me läheme sealt suure tõenäosusega Yugabyte DB peale. Ja väga suur erinevus, kui mäletate, et meil oli see Kubernetese klastri control plane oli jaotatud üle 3 erineva andmekeskuse, 3 erineva lokatsiooni, siis Yugabyte olemuslikult on juba disainitud sellisena, et seal ei ole tarvis hakata mingisugust master-slave lahendust disainima, mingisuguseid failover mehhanisme. Et see on juba sisse ehitatud, ka andmete replikeerimine taustal on sisse ehitatud juba. Et see nimetatakse ei olnud horisontaalselt skaleeruv andmebaas. Ma isegi on praegu, ühesõnaga arhitektuurilt on ta horisontaalselt skaleeruv andmebaas, aga seal oli eraldi, ma ei suuda praegu peast meenutada, selle eraldi nimi oli selle kohta. Oligi distributed database äkki vist. Oli selle lahenduse nimi, mis on siis DocDB ehk siis Google'i
Google'is välja töötatud tehnoloogiate peale üles ehitatud. Ja miks me selle valisime, on see, et tal on praktiliselt, ütleme, nende PostgreSQL laiendustega, seal tuleb väiksed erisused tulevad sisse, aga tal praktiliselt 99% või isegi suurem ühilduvus standardse PostgreSQL API-ga. Ehk see tiimid, kes võtavad, kolivad ümber selle Yugabyte DB peale, neil on tarvis ümber konfigureerida oma rakendus, aga nad ei pea võib-olla hakkama andmebaasi loogikat ümberdades, sellepärast et sellel Yugabyte DB-l on Postgre ühilduv API on juba ette ehitatud, algusest peale disainitud selliselt. Kogu selle tehnilise poolega muutuvad ka väga palju kompetentsi ootused. Ütleme, et see on peamiselt on võib-olla see isegi ei, ütleme, need kompetentsid eeldused, need ei ole isegi seotud sellega, et kas me räägime nüüd arendusmeeskonnast või me räägime mingisugust inframeeskonnast või platvormimeeskonnast. Kõik nad pakuvad mingisuguseid teenuseid ja need kompetentsid peaksid ühtlustuma neil sõltumata sellest, et kas nad pakuvad seda SMIT-i siseselt, kas nad pakuvad seda SMIT-ist välja või SMIT-i haldusalale. Ehk siis, et just see Kubernetese kasutamine ja ka konteinerite ehitamine, see on võib-olla arendajatel iseenesest mõistetavam juba, kuigi ka mitte kõigile, sellepärast et ka arendajaid on õpitud abituses hoitud aastaid, eks ole. Aga kindlasti platvormi või infratiimidele hakata kasutama arendusvahendeid, et seal on see õpikõver on kindlasti palju suurem. Ja kuna me kogu seda automaatikat me ehitame Terraformi peale, siis ka selle Terraformi kasutamise võib-olla ma ütleks selle keerukus, et mina, kes ma ennast programmeerijaks ei pea, et ma suutsin selle Terraformi spetsiifilise keele suutsin üles korjata väga mööda minnes, et kogu seda lahendust testides või ehitades, et midagi ületamatut ei ole. Mis muutub ka on ka toimeloogika siis SMIT-is sees, ehk siis arendusmeeskondade ja siis selle baasteenuste vahel, et me liigume rohkem baasteenustes sinna poole, et me hakkame pakkumagi teenust. Ja mitte lihtsalt paberil teenust, vaid me hakkamegi päriselt pakkuma teenust, millel on siis oma mingisugused mõõdikud ja millel on ka siis just see iseteeninduslikkuse võimekus. Ja me võime rääkida IT-teenustest, eks ole, aga kui seda ei ole võimalik pilve teenuse sarnaselt kasutada, siis see kliendi vaates see ikkagi võib-olla kõige ägedam teenus ei ole. Ja mis siis baasteenuste roll, rõhuasetus lähebki rohkem võib-olla siis nende platvormi või infrateenuste arendamisele ja siis konsulteerimisele või olema hea partner arendajatele. Et ma mäletan, kui enne SMIT-i ma töötasin Swedbankis ja siis Swedbankis me tegime analoogset mudelit ja siis seal oli mingisugune infraosakond oli. Mina olin siis infraarendusosakonnas, see oli infraosakond ja siis infraosakond oli ilgelt solvunud, et mis mõttes te teete siin mingisugust iseteenindust ja meiega keegi pole mitte midagi rääkinud. Küsisin neilt, et aga miks keegi peaks teiega midagi rääkima, et isegi ei tea enam, mida need arendajad teie selle hallatud ressursi peal teevad, nad teevad seda kõik ise, et nad ei tule teilt enam pileteid tellima. Et miks te tahate mingisuguseid asju dikteerida jälle, et teie ülesanne on disainidagi töötav privaatpilv sinna alla, millel on siis iseteeninduslik element juures. Ja nii, jälle valetanud poetsin. Ja arendajatel kindlasti, mis muutub, on see, et seda vastutust ja tegevusvabadust tuleb kindlasti neile rohkem. Et kui varasemalt oli ikkagi see mingisuguse koormus ja autori konfiguratsioon, see tuli piletina läbi ja siis vastavalt siis, ühesõnaga vahel võib-olla läks vaidlemiseks, et kas see konfiguratsioon peaks nüüd selline olema, et võib-olla peaks teistsugune olema, siis täna me oleme disaininud või disainimas selliseid heas mõttes käsipuid või guardrailid inglise keeles, et nende käsipuude vahel need tiimid võivad siis selle teenusega teha täpselt seda, mis nad arvavad, et neil selle teenuse pakkumiseks vaja on. Ja ütleme, väga suur toimeloogika muudatus nii arendajatel kui ka siis sellele inframeeskonnal ongi siis see, et kuigi teatud elemente siis arhitektuurist tuleb endiselt kirjeldada siis selles Enterprise arhitektis, siis just paigaldusjoonisid, mida ma siin ka enne näitasin, mis on keskmisest keerukam võib-olla pildina joonistada ja mis on ka väga keeruline ajakohasena hoida, siis neid paigaldusjooniste asemel siis peavad hakkama need tarned olema kirjeldatud, kokku lepitud mingisuguses formaadis kitis. Vot, ja see on mu viimane slaid. Ehk siis, et
et kui see esimene pilt oli see, et et on nagu mingisugune kraater, eks ole, sõna otseses mõttes arendaja vaate, siis et ega me tahame jõuda sinna, et see arendaja võib ka seal kuu peal selles kraatris olla, aga tal tegelikult on nagu päris kuiv ja mugav ja puhas olla, et kogu selle teenuse arendamine ikkagi oli pigem tingitud või pigem nagu siis see sundus siis, ütleme, parema sõna puudumisel oli ikkagi see, et muuta seda arendaja kogemust heaks või palju paremaks, mitte lihtsalt see, et automatiseerime veel ühe infra või platvormi teenus ära. Et see on nagu väga oluline võib-olla niisugune mõttemalli erinevus võib-olla, et kas me teeme seda selleks, et meil endal mugavam oleks või me teeme seda selleks, et päriselt arendajatel läheks elu paremaks. Võt, aitäh teile, et ära kannatasite. Nii, me võtame kohe küsimused ka, aga see on lihtsalt selline, see on see näide, mida me MKM-i vaates ka ikkagi oleme üritanud nagu suunata ja pressida, et kui me võtame mõned aastad tagasi, siis kogu aeg küsitime, mis te seda pilve tahate, andke meile riistvara vara ja tapame selle probleemi riistvaraga ära ja nii edasi, aga õnneks ei ole me alla andnud ja tänaseks majad liiguvad sinna pilve suunas ka, aga võtan siit kohe küsimuse. Tänan huvitav ettekande eest, et Andrus Padar, Riia. Millistes olukordades te näete, et siiski sellele popi lahenduse kõrval on vaja ka niisugust traditsioonilist infrastruktuuri tüüpi lahendust kasutada? Ja teine küsimus on, et kuidas te näete SMIT-i tulevikku lähiajal riigipilves? Et missuguse sõrme või varbade sinna pistate? Aitäh küsimuse eest. Esimesele küsimusele vastus on, et nagu ma ütlesin ka ettekandes, et kogu see meie lahendus peaks katma standardmuudatus 90% kasutusjuhtudest. Jah, esimene kasutusjuht kohe tuli Exchange'i serveri sisse, mis ei lähe nagu mitte kuskilt otsast sellesse mudelisse. Exchange on eraldi füüsiliste serverite peal, ta tarbib niivõrd palju ka seda tulemüüri ressurssi, et tõenäoliselt tuleb ka eraldi füüsilised tulemüürid panna, tal nagu absoluutselt ei lähe sellesse mudelisse. Ja see on ka nagu eesmärk suruda, eks ole, sinna. Et pigem nagu, kuna täna SMIT-is on 30+ siis tiimi, kellel on ütleme, et natuke rohkem teenuseid, mida nad haldavad, eks ole, siis nagu põhirõhk oli ikkagi suunatud sinna, et ütleme just see mass tellimused või mass see siis vajadused oleksid võimalikult automaatselt oleksid kaetud. Ja see riigipilve küsimus, see on niisugune hea intrigeeriv küsimus, et kui ma SMIT-i tööl läksin, siis ma tegelikult esimese asjana praktiliselt hakkasin mingisuguse, siin oli ka, ütleme, mul slaididelt käis läbi, eks ole, et quorum site oli vaja. Et milleks ehitada ise quorum site'i, meil on riigipilv olemas, et tellime sinna siis mingisuguse oma ruumi ja hakkame siis nagu rallit sõitma. Ütleme, et täna me seda teha ei plaani, me oleme ikkagi ise valmis ehitanud selle, et keerukus tol hetkel oli pigem see, et ega väga vahet ei ole, eks ole, mis seda virtuaalserverit käitab. Aga ütleme, et lõviosa ettevõtetes, kus ma töötanud olen, siis kõige suurem keerukus on tüüpiliselt võrk või siis erinevad kuidas ma siis ütlen, erinevate võrgu, tarne, mudelite või meetodite omavahel kokku integreerimine. Kui me räägime, et SMIT-is on mingid teatud tehnoloogiad, teatud automaatika, teatud, ütleme, siis konfiguratsioonihaldus ja siis sinna üritada külge traageldada riigipilve, et see tasuvuselement me nägime, et nagu kohe kohale ei jõua. Et küll ma olen tõenäoliselt sellest pilvest ja kogu sellest, kuidas nagu SMIT seda näeb, siis sellest ma arvan, et jõuame ka selles paneelis natukene rääkida. Aga kindlasti ütleme kogu see, mida me täna disainime, ehk siis et tiimid oleksid võimalikult, ütleme, et kuidas, siin on eraldi diskussioon käinud, mis see pilvekõlbulik rakendus on, eks ole, mida see üldse tähendab, aga et ütleme, et see, mida me täna seal disainime, see tegelikult loob päris head eeldused, kas laiendada seda süsteemi riigipilve, kui see vaja peaks minema, või siis ka teha migratsiooni. Et kindlasti me oleme kogu seda lahendust disainides silmas pidanud, et kuna täna ei ole enam, et võib-olla kunagi äkki ei tahaks, eks ole, riigipilvega liituda, et täna on pigem nagu IT-majadel on see nagu, ütleks, et kohustus, siis sisemiselt me küll ei arenda täna teenuseid, et vaikselt ikkagi kuidagi nagu vastu võidelda sellele, ütleks, et vältimatusele. Kunagi, kui see riigipilve kontseptsioon sai ka loodud, siis üks asi oli see, et me loome eraldi riigipilve kui üksuse, aga teine asi, et see riigipilv on ka koht,
kus meie majad hakkame üksteise teenuseid ja asju tarbima, et see on see koht, mida me ei ole suutnud tänaseks väga realiseerida, me oleme küll käinud ja palunud erinevaid asutusi, et tulge, jagage oma teadmisi, tarkusi, tehke sellest toode ja pakkuge teistele ka, et teised ei ehitaks seda jalgratast. Aga ma küsin siit online'ist ka ühe küsimuse, kas kasutate mõnda olemasolevat toodete iseteenindusplatvormina või arendasite selle ise? Kas me kasutame mõnda olemasolevat toodet iseteenindusplatvormina? Jah, ma ütleks, et Atlassiani Bambuud me kindlasti kasutame nii-öelda iseteenindusplatvormina, kindlasti me kasutame Gitti iseteenindusplatvormina, ehk et me ehitasime selle ahela arendaja vaates sedasi üles, et ta saab oma nii-öelda harjumuspäraseid töövahendeid ise teeninduslikult kasutada ka infra- ja platvormi teenuseid ise teeninduslikult. Ehk et mingit eraldi portaali, kui sellist meil täna ei ole, kus keegi saab minna ja klikkida endale Kubernetese klastri. Et täna on see pigem kokku lepitud kujul või formaadis Terraformi siis nii-öelda põhi, mida siis nii-öelda sobiva konfiguratsiooniga muutes saabki siis läbi siis Gitti ja läbi Bamboo saab põhimõtteliselt nii-öelda tiim saab ise endale provisioneerida siis vajadusel. Oli saalis ka küsimus? Tervist, et mul on küsimus, et kui teil on see automaatika ja konfiguratsiooni platvorm paika pandud, et kuidas te selle infoturbe programmi sinna peale olete ehitanud? Et kas teil on lahendus, mis teeb automaatset benchmarkingut kogu infra peale, et mis vaatab, et see tegelikult kogu infra on turvaliselt nagu seadistatud, asjad on uuendatud ja kõik sellised asjad? Et kuidas te seda teete, kui need numbrid lähevad nagu suureks, et palju tiime, palju teenuseid ja kõike selliseid asju, et kuidas te selle väljakutse täna lahendanud olete? Selle väljakutse me oleme lahendanud selliselt, et me käsitleme ka neid virtuaalservereid praktiliselt kui konteinereid. Eks et kui siin pildi peal, ütleme seal selle lihtsustatud tarnepildi peal võib-olla oli, seda ei olnud võib-olla näha hea, siis me oleme täna HashiCorbil on, eks ole, on see Terraform, HashiCorbil on ka Backeri nimeline toode, mis siis põhimõtteliselt on võimeline automaatselt genereerima, ütleme siis templiite või mingid malle, mille pealt saab virtuaalserverid installida. Ja me oleme ka selle Kubernetese tarne sedasi üles ehitanud, et täna me oleme võimelised Kubernetesel välja uuendama kogu alusinfra sedasi, et lõppklientis üldse sellest aru, et seal Kubernetesel muutusid workerite, ma ei tea, serveri versioonid või siis ka see nii-öelda control plane'il mingisugused elemendid. Et seda me oleme võimelised täna käigu pealt tegema. Ja me näeme täna ette, et keskmiselt võikski ühe virtuaalserveri eluiga olla maks 6 aega. Kuna niikuinii on, ütleme, mingisugune nii-öelda nende veapaigalduste kadents, me oleme näinud ette, et vähemalt nii-öelda mittekriitiliselt peaks olema paigatud 6 ajaga, siis me genereerimegi versioneeritud virtuaalserverite paigaldustempliite, mille pealt siis automaatselt ka uuendatakse alusinfrat. Ja kui me disainisime seda Kubernetest, või ütleme, me kasutame Rancherit seal selle Kubernetese siis teatud komponentide ja ka sertide haldamiseks, või mitte isegi Rancherit, vaid Rancher Kubernetes engine'it, ehk siis meil ei ole ühtegi graafilist vahendit, meil on kõik asi on nii-öelda koodis või käsurea peal, siis meil oleks mõttelõnks asja. Et ühesõnaga, kui me disainisime seda, siis me võtsime tegelikult ka juba nii-öelda head, me täitsa mingit SIS 1.3 järgi ei disaininud kogu seda lahendust, eks ole. Aga me võtsime kasutusele juba ka nii-öelda tootja poolt parima praktikat ka selle Kubernetese või selle teenuse seadistamisel. Nii, ma võtan online'ist veel ja jõuab ühe küsimuse. Kas ja kuidas baasteenused saaksid lihtsustada arendajatel, lõppkasutajatelt, kodanikelt, ametnikelt tagasiside saamist? Kuidas baasteenused lihtsustavad arendajatel, kodanikelt tagasiside saamist? Ma ei tea. Ausõna, ma ei tea. Ja siis ma ei tea, kas siin on üks teie äripoole klient küsib või millal te uue interatsiooniga toodangusse liigute? Kusjuures see on hea küsimus, nagu ma siin enne ka ettekandes mainisin, siis kogu see nii-öelda, kuidas teenuse pakkumise muutub, eks ole, muutuvad ka kompetentsed eeldused, siis meil on olemas arenduse poole peal, SMIT-is on olemas tech lead Märt Reose näol ja Märt on siis kokku pannud
ta nimetab seda transformatsioonitiimiks, ehk siis, et arenduse poole pealt on erinevatest tiimidest on võetud siis kas arhitektid või vanem arendajad kokku ja nad põhimõtteliselt täna nad nii-öelda sisuliselt viivad ennast kurssi sellega, et mida see taristu või platvorm on kokku keevitanud. Nad mängivad sellega, üritavad seda katki teha ja siis selle nii-öelda kiire tagasiside tsükli pealt me nii-öelda uuendame ka seda teenust. Et täna, kui ütleme vastus sellele küsimusele, siis see täna täpne ajakava käib alles paika panekul, aga et selle aasta jooksul peaks olema siis SMIT-i lõviosa äriteenustest liikunud ümber selle nii-öelda mudeli peale. Aga aitäh! Võite teha väikse aplausi või suure. Aitäh!